Andrus Klooster MTÜ-st Naissaare Airsoft Camp, kes ühendab Airsofti suurt kogukonda, sõnab, et on täiesti selgusetuks jäänud, mis probleemi lahendatakse keeluga, et alaealised enam mängus kaasa lüüa ei tohi. Viimane info, mis tuli, ka meile päris üllatusena oligi see, et soovitakse ära keelata alla 18-aastastel üldse Airsofti relvade kasutamine. Samas meie oleme ise taotlenud, et piirata just nimelt müüki, et alaealised ei saaks ilma lapse vanemata osta, aga see on jäetud siis teistpidi kõrvale, et just oligi uudisest tuli meie jaoks ka üllatusena, et keelame alla 18-aastastel kasutamise, aga me ei piira müüki. Airsoft on omamoodi taimelava. Et siit on tänasel päeval siis Airsoftist on hästi palju, on tegelikult meil just nimelt kaitseväes, on hästi palju inimesi, kes on välja kasvanud just nimelt siis Airsoftist. Täpselt samamoodi on politseiridades, on siis neid, kes ongi selle huvi üldse saanud kas relvade ja kogu selle tegevuse vastu just nimelt läbi Airsofti. Ja ütleme niimoodi, et siis minul endalgi ja täna on siis see, et üks minu õpilastest on täna siis ka missioonil, et temast on siis saanud täna siis üks meie missioonisõduritest, et see kõik algab tegelikult ikkagi maast madalast on ja. Täpselt, näiteks Joosep, kes täna on 14-aastane, alustas Airsoftiga juba enne kooli minekut. Arvatavasti olin 5, kui alustasin Airsofti mängimisega. No ütleme nüüd nii, et kui ära keelatakse noorematele kui 18-aastastele see mäng, siis kuidas sina ennast tunneksid? Tunneksin ennast niimoodi, et ma ei tea, mida teha. Pole kuhugi minna, mõtleks midagi uut, aga ma ei usu, et see kõige parem idee oleks. See on tõesti rumal otsus, sellepärast Airsoftiga saab väga palju asju teha. Näiteks treenida ennast ja igasuguseid erinevaid asju veel. Ja need inimesed, kes seal mängimas käivad, neid ju pätiks ei lähe, eks ole? Tavaliselt ei lähe. Ka lapsevanema pilgu läbi ei oleks alaealistele mängimise keelamine üldse mõistlik tegu. Paljud lapsed armastavad ju ka relvadega tegeleda. Miks me nüüd keelame lastel selle relvadega tegelemise ära on ju. Aga lapsevanem peaks ka seda jälgima, et see laps käiks ka kuskil trennis. Ette nähtud trennis, et see laps teaks, mis selle relvaga teha, kuidas sellega käituda. Sest ma leian, et kui laps oskab seda juba varasest east, siis ta ei lähe tänavale sellega vehklema, ei lähe kooli, teisi seal ähvardama või ma ei tea, mida tegema on ju. Airsoft relvade müüjad on omavahel kokku leppinud, et nad relvi alaealistele ei müü ja nii mängivad nendega ja omavad neid relvi alaealised ainult oma vanemate täielikul heakskiidul ja nii võiks see ju ka jääda, sest just siit sirguvad meie riigi tulevased kaitsjad. Me tegelikult kaasame kõiki huvirühmasid ja sealhulgas ka siis Airsoft kogukond. Et kindlasti me Siseministeeriumi poolt üksinda mingeid otsuseid vastu ei võta ja räägime kõik kogukondadega läbi. Et seda, et me nüüd lastele mängimise keelustaksime, seda plaanis hetkel ei ole. Aga kus siis on üldse tulnud selline informatsioon, kui mitte Siseministeeriumist? No eks võib-olla sõnumid on olnud pisut segased, et me räägime sellest, et meil on olemas kogukond, kes ise ka tegelikult on avaldanud soovi, et Airsoft relvad saaksid siis relvaseaduses ära märgitud, selgelt reguleeritud, et nendel oleksid kindlad sellised minimaalsed reeglid seaduse tasandil.